Termaalsed fillerid on steriilsed geelitaolised ained, mida on võimalik süstida nahka ja nahaalustesse kudedesse ja mis võimaldavad nii taastada vanusega kadunud volüümi nahas ja siluda kortsukesi. Nad sisaldavad valdavalt hüaluroonhapet, mis on normaalne suhkruahela molekul ja millel on väga tähtis roll naha liiskuse ja mahu hoidmisel. Termaalsete filleritega on võimalik taastada naha mahtu ja korrigeerida näokontuure erinevates näopiirkondades. Kõige sagedamini tehakse seda põsepiirkonnas, sageli koos silmaaluste süstimisega, kuid saab samuti korrigeerida lõuajoont, lõuga, saab süstida oimupiirkonda, otsmikku ja loomulikult on fillerid väga tähtsal kohal huulte suurendamisel ja nende kuju korrigeerimisel. Termaalsete filleritega saab täita ka väikseid kortsukesi, aga sageli ei tehta seda iseseisva protseduurina, vaid kui näiteks süstida põsepiirkonda, siis oluliselt vähenevad ka nina-suuvaod. Ma ei saa konkreetset vanust esile tuua, sest iga inimese naha vananemine on väga individuaalne. Aga üldiselt alustatakse 30-ndates, 40-ndates eluaastates ja mõnikord soovivad seda ka nooremad inimesed. Ja mitte niivõrd naha või näo noorendamise eesmärgil, kuivõrd näiteks nad soovivad suurendada huuli või mingeid näokontuure kujundada. See sõltub süstitavast nahapiirkonnast ja süstitava aine kogusest, aga keskmiselt võiks arvestada 1 tunniga. Kuna fillerite süstimiseks tuleb läbistada nahka, siis on see teatud määral valulik, kuid me kasutame ka tuimestavat kreemi, mis muudab naha vähem tundlikumaks ja enamus juhtivad fillerite brändid sisaldavad ka toodetes lidokaiini, mis on samuti tuimestav aine. Samuti sõltub naha tundlikkus süstimise tehnikast, et näiteks kanüüliga süstides on tundlikkus oluliselt väiksem kui nõelaga süstides. Protseduuri tulemus püsib sõltuvalt tootest keskmiselt 6 kuud kuni 1,5 aastat ja filler ei kao nahast ära nii-öelda päeva pealt, vaid tema kogus väheneb tasapisi aja jooksul. Ja kuna fillerid toodavad ka uut kollageeni, soodustavad uue kollageeni tootmist, siis on täheldatud, et järgnevate süstidega ei ole vaja nii palju fillerit kasutada, et need kortsud ei ole enam nii tugevad, kui nad on juba ühe korra eelnevalt süstitud. Kuna protseduuri tehakse suhteliselt peenikeste nõeltega, siis need iseenesest arme ei tekita, küll aga peavad olema ettevaatlikud inimesed, kellel on kalduvus armide või keloidarmide tekkeks. Enamus inimesed saavad koheselt igapäevast elu jätkata. Võib esineda natuke punetust või turset süstimiskohtadel, mis laheneb tavaliselt 1 kuni 2 päevaga. Huultel võib turse kesta natukene kauem, mõnest päevast kuni nädalani ja mõnikord võib esineda ka verevalumeid, mis üldjuhul taanduvad ka mõne päeva kuni nädalaga. Ma kasutan väga kvaliteetseid tooteid ja ma arvan, et ei ole õige siduda ennast konkreetse kaubamärgiga. Et alati saab lähtuda ka konkreetselt patsiendi soovist, mida ta on varem kasutanud, aga oluline on, et tooted oleksid turul piisavalt kaua olnud ja kvaliteetsed ja tõestanud enda toimet. Täitesüstid on üldiselt ohutud, kuid mitte riskivabad, et kõiki riske ja ka nende kasulikke omadusi arutatakse teiega konsultatsioonil. Et ohutuse tagamisel on äärmiselt oluline korrektne teostus ja veenduge, et arst, kes teile süstib fillereid, oleks saanud vastava väljaõppe, et tal oleks piisavat kogemust. Botuliintoksiin võimaldab siluda miimiliste lihaste liikumisest tekkinud kortsukesi, aga täitesüstid sisaldavad hüaluroonhapet, mis siis võimaldavad täita
nahapiirkond ja nahaaluseid piirkondi, kus maht on seoses vanusega vähenenud ja võimaldavad täita konkreetseid kortsukesi. Parimate tulemuste saavutamiseks on sageli vaja fillerit ja botuliintoksiini kombineerida. Üldjuhul tehakse botuliintoksiini süstid 2 nädalat varem ja siis, kui lihased on sellest piirkonnast lõdvestanud, saab hiljem filleriga seal piirkonnas kortsukesi täita. Kui nüüd fillerit või botuliintoksiini on plaanis teha erinevatesse näopiirkondadesse, siis võib teha seda ka ühel samal sessioonil. Enne protseduuri võiks ideaalis vältida verd vedeldavaid toidulisandeid vähemalt 1 nädala jooksul ja 1 päev enne protseduuri ja 1 päev peale protseduuri vältida ka alkoholi tarbimist. Samuti peab protseduuri päeval olema nahk puhas, seal ei tohi olla infektsioone ja põletikke. Esmalt võiks alustada arsti konsultatsiooniga. Arst saab teie nägu kompleksselt hinnata ja anda omapoolsed soovitused, millised protseduurid teha ja milliseid tuleks omavahel kombineerida. Sageli ongi mõistlik selline step by step lähenemine ehk erinevaid protseduure on mõistlik teha mõnenädalase vahega, et ühe protseduuri mõju saaks ennem ilmneda ja siis on parem otsustada teise protseduuri üle.